Tartus koondiseks Kalev, Mait Jusk, Reisik Narvajaan, Kristjan Luik, Elina Lõis ja 8. näevõistlus number 10 Skoonimõni Kortis, Eleni Kisonik, Grete Lörlin, Liina Valk, Anneli Kriipsaar. Ja esimese korraga oli siis kohe ühena neljanda üheliiki kaitseraktiga spordikooli inimest vahetus toostas Maarja Kanelis Aina Soosa ja vahetus läks toostas õnnelikult ja raktiga näiteks spordikooli inimest toostas läheb juhtuma. Teiseks oli tõusma nende teine koosseis, aga nüüd puudutatud pressipäevast spordikooli Kortis, teise vahetus jookseb Grete Lörlin. Sinna taktilikulaga neljandast spordikooli Kannule kolmandat vahetust läheb liidri eest praegu jooksma Maris Mägi. Spordikooli Kortis Liina Valk ja taktilikulaga neljandast spordikooli teise koosseisul Saara Ellermaa. Ja Maris Mägi teeb nüüd seda vahetuda päris pikaks kui ülejäänud teed ja siin on tõesti nüüd küsimus, kas Eesti rekord jääb püsima ja või mitte, seda saame varsti teada. Mitte ametlikku aega näitaks seal kohe, kui jooks läbi ja võistlus olema Looga, või siis kohe üheksatatab oma etapi Maris Mägi ja Karmen Veerel läheb jooksma viimast 400 meetri pikkust vahetust, siis taktilikulaga neljandast spordikooli eest ja tundub, kas on juba Tallinna Kalev, kes siis ennast seal teiseks. Stressi järgi võiks ju niimoodi ennustada ja Pane must võiks see küll olla ja ega Maristegi võib ajal, aga pikk on juba vahe liidrite kõigi ülejääntega ja ei ole selline midagi, mis saab teisest kohast, sest see oli siis nüüd Nõmme antud Europein Meier, jah, kes praegu sai Tallinna Kalevist mööda ja võttis teise positsiooni sisse, kui tuleb see nüüd tuli selline välja. Selles etapil ja neljane spordikooli Karmen Veerel see kogu võida, et tegelikult kahtust pole. Nõmme tuleb siis teisena, Helin Meier, siis taktilikul teine koosseis ja Liis Roose ja siis on nendest taktikud Arvo Vandel Krooni selle konkurentsi pakkumas ega valmistada nendest koodisetsiks Kalev, niimoodi siis see jooks lõpeb ja kui nüüd näeks neid numbreid tablool, aga kahjuks.